Põhimõtteliselt mul tuli täna meelde, et juba pühapäeval on mul Tartus jooksuvõistlus, küll ainult 10 kilomeetrit, aga siiski päris korralik võistlus. Et ma olen terve aeg peale Rotterdami maratoni kandnud ainult vanu katkiseid tosse, sest et need ei tee mu jalgadele praegu haiget, aga ma ei taha võistlustele katkiste tossudega minna, sellepärast oleks nagu viimane aeg proovida ikkagi need A6 endale ilusti sisse joosta ja siis loota, et võistlustel läheb hästi nendega, et ma ei jõõru jälle midagi katki või midagi muud sellist. Vanad tossud näevad välja, nagu nad veel vaevu püsiksid koos omadega. Ma näitan. Natuke piinlik on isegi. Siin nad on külgede peal, aga mujalt, kui võtad alla, näed, ei ole Hill Striker. Päris mitu kilomeetrit need tossud läbi jooksnud. Et see külg on siit natuke nagu on ja külje peal on auk. Teine toss samamoodi suhteliselt katki. Aga jalas on nad jumala okeid. Ja viriseda üldse ei saa, et oma asja enam ära ja nad on piisavalt laiad. Kui nüüd võrrelda näiteks A6 selle Mizunoga, siis see laiuse vahe on päris märgata. Siin on natukene näha, et Rotterdami maratonist, kuidas mul see vilpuruks läks. Et siit veri lendas välja kõik ilusti. Et ma ei teeselnud. Et ka need on praktiliselt, näevad täiesti uued välja. Teine on täiesti korras. Jop, igastahes ma üritan nüüd need uued endal jalga panna. Varbad on mul üldiselt ära paranenud, ma ei hakka sokke ära võtma, sellepärast et see pilt ei ole üldse lahe. Nahk on igalt poolt maas, küüsi mul siin enam ei ole. Teise jalaga täpselt sama seis. Et ma lõpuks jõudsin järeldusele, et tegelikult ei olegi asi selles, et kui suur või väike see toss on, et ilmselt on asi hoopis selles, et mul on päris lai jalg, mu väikesed varbad on sellised imelikud paksud ja nad natukene nagu, kui ma nüüd niimoodi näitan, siis keeravad nagu niimoodi allapoole, et küüs jääb siia peale ja kui jalg seal sees liigub ja maandub, siis kogu aeg see küüs käib vastu seda tossu äärt, välimist äärt ja lõpuks tekibki selline asi, et küüs liigub, kuni ta lõpuks annab järele, nahk hakkab koos sellega liikuma ja lõpuks kogu nahk terve varmu peal liigub, kuni siis sinna alla jookseb vesi ja lõpuks
siis kulmineerub selle hiiglasliku villiga, mis läheb katki ja see valu on selline, et see valu on selline, et ta ongi variant, kas võtta toss jalast ära või katkestada, et Rotterdami maratonist ma kavatsen ka veel väikese postituse teha, sellepärast et ma lubasin tegelikult blogis sellest kirjutada, aga ma ei ole sinna jõudnud. Tähendab, selleni jõuan. Pühapäeval, sellel pühapäeval, täna meil mis teisipäev, pühapäeval ma jooksin 30 kilomeetrit päris korraliku tempoga, kuskil 4.08 just oli keskmine. Ei olnud tõusvas tempos, oligi selline mõnusalt üstlane 4.10, 4.15, 4.0 viimane kilomeeter. Jooksin 3.35-ga tugevamalt. Et eile olid jalad sellised nii naa, täna tundub, et jalad on okei, aga kuidagi selline muu väsimus on, et vara pidi ikkagi ärkama. Nagu alati lapsed tahavad juba varakult putu süüa. Aga me saame hakkama. Praegu on kell juba 9 saamas ja ma lähen teen oma teise nii-öelda taastava päeva, 10 kilomeetrit, võib-olla natuke rohkem, et ilm kuidagi hakkab siin ära kiskuma. Ma panen oma uued tussud jalga, A6 ja loodan, et vihma ei hakka sadama. Isegi kui väike tiba tuleb, siis see võib-olla aitab kaasa, et muudab seda kangast seal peal natuke lõdvemaks ja siis venitab ta piisavalt välja, et mul varbad, väiksed varbad, hiiglaslikud, väiksed, suured varbad, väiksed varbad sinna ära mahuksid. Jep. Okei, kuulge, aga ma lähen jooksma sellepärast, et lapsed said magama, ma olen terve päev olnud töönud, õhtul mitu tunni lastega, naine käis kuskil linna peal ulkumas. Kui ma nüüd jooksmas ära käin, siis äkki meil õnnestub veel tunnikene nagu üksteise jaoks ka aega leida. Keegi ikka jooksmas, loodan, et tuleb varsti jälle uus postitus. Tšau!